Eesti meister, 8-kordne Vladimir Ivanov, et tuli 4-setine heitlus Kennet Raismaga ja tegelikult ka 4. setis oli see selline ohumoment, aga kui nüüd kogu mängu tagasivaadet teha, siis esimene sett ja võib-olla natuke ka teise seti algus jäi mulje, et see ei olnud nagu päris nagu mängus sees veel. Jaa, kuidagi tähelepanu oli kuskil mujal, võib-olla ma istusin, vaatasin selle Leena finaali, ma praegu natuke juhatan teda ja siis nagu hoolega vaatasin algusest lõpuni ja võib-olla nagu närvipinged ei olnud, vaid vastupidi selline pingelangus ja kus ma ei suutnud võib-olla ennast nagu korralikult kokku võtta nagu esimeseks setiks. Ja ma arvangi see teise seti alguses see 1-1 peal oligi selline nagu murdekoht, kus ma sain aru, et tegelikult ma võin mängida paremini ja leidsin rütmi ja kuidagi fookust oli rohkem ja siis võib-olla Kennet võib-olla seal natuke aitas ka, et tegi mingi paar lihtvigu ja siis ma olin juba breigiga peal ja kui oled breigiga peal, siis on natuke juba eneseusku juba rohkem ja enesekindlus tuleb juurde. Kas seal nagu ei tundunud, et ütleme Kenneti puhul natuke selline taktika, tal oligi plaanis, et mõned punktid mängib aktiivselt, samas mõned punktid mängib rohkem nagu kaitsemängu, et ta nagu varieeris oma mängu ja teist servida, tõenäoliselt niisugune plaan oligi, et ka ta ise nagu mainis seda, et ikkagi teist servi ta mängis suhteliselt riskeerivalt. Tänu sellele tuli ka muidugi topeltvigu, aga sa pidid nagu teiseks serviks ka olema hästi tähelepanelik ja valmis. Tegelikult esimeses setis ta mängis nagu taktiliselt õigesti. Ma ei tea, miks ta edasi ei mänginud niimoodi, et ta mängis eeskäega lihtsalt kõrgelt mulle tagakalla, ma võib-olla natuke kiirustasin nende pallidega, aga siis vaikselt see mäng hakkas nagu natuke madalamaks, hakkas minema, mis mulle nagu tegelikult sobib. Ma arvan, et siis kui mul on hea päev ja mul see tagakäsi lendab, siis ma ikka püsin selle tagakäe krossi peal. Ma võin päris aktiivne seal olla ja siis ta enam ei tõstnud nii kõrgeid palle ja ei vahetanud mööda joont, ei liigutanud mind nii palju, siis oli mäng juba teises, kolmandas setis juba minu käes. Viimane küsimus siis nagu just selle viimase seti kohta, et tegelikult oli seal rippus õhus ju ka 1-5 tegelikult, aga sa ikka säilitasid nagu rahu ja võib ikkagi kokkuvõttes öelda, et sa ikkagi ise tirisid selle viimase seti välja. Sa ei tahtnud tõenäoliselt ikkagi, koormus on suur olnud 5. seti mängu. Jaa, aga ma olin kuidagi väga rahulik mängu ajal, kuigi samas ma olin fookuses ka, et ma ei saa öelda, et ma olin liiga rahulik, et sellist nagu apaatiat võib-olla mul ei olnud, aga kusjuures ma isegi praegu ei mäletanud, kuni sa ütlesid, et oli 5-1 palli, sest tegelikult jah, see oli küll ja võtsin selle game'i ja siis juba sealt kõik need game'id, mis ma võitsin, olid juba... Kontrollisid tegelikult juba? Kontrollisin ja kõik oli juba kontrolli alt. Minu arvast võitsin seal ühe oma servi game'i seal 4-4 peal, aga ülejäänud game'id olid nagu minu kontrolli all. Jaa, et kokkuvõttes tubli esitus ja soovime sulle ikkagi veel jõudu jaksu edaspidiseks mängimiseks ja loodame, et ka ikkagi rahvusvaheline kalender mingi hetk taastub, sest sul on plaanis ju kindlasti ikkagi ise mängida ja on ka plaanis nagu Lena Malõginaga ka nagu kaasas käia mõnel turniiril. Vaatame, plaanis võib-olla ei olnud nagu koos reisida, aga kui mõni turniir, kus mängivad mehed ja naised koos, siis me võib-olla võtame sellist võimalust, kasutame ära. Kõike head sulle! Aitäh!